Kaunis oled sa, ei leia mina iial teab, see suure laia ilma peal. Lõhnav võib väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja. Siin koolitrepil tore see tunne. Tuttavad näod, silmapaar, mõni hellitav pilk. Kusagil keegi, kuid veel hüüab, lehvitab mulle. Naeratan tasa ja põsel on kastetilk. Tere väikesed, tere suured, tere õpetajad, head sõbrad ja koolipere. Suvi on möödas ja nüüd on taas kord kätte jõudnud aeg, mil lisaks elutarkusele tuleb omandama hakata koolitarkus. Kust kohast need puulehed teavad, et aeg on neil kollaseks minna? Mismoodi nad teavad, et peavad kirjuks värvima küla ja linna? Mismoodi need oravad teavad, et pähklit peab koguma varuks? Mis juhtub, kui oravad peavad end kährikuks, siiliks või karuks? Kust lapsedki teavad, et peavad koolis käima, kui tarkust on vaja? Mida lapsed ei tea, seda teavad isa, ema ja õpetaja.
temale tarkusest, mis ei nuta kunagi ja filosoofiast, mis kunagi ei naera. Mõtle nagu tark mees, kuid suhtle inimeste keeles. Tere, Kärdla Ühisgümnaasium. Ma mõtlesin enne siin just vaadates seda seltskonda, kes siin rivis on ja tulin väga huvitavale järeldusele, mis võib olla õige ja tõenäoliselt on. Nimelt, 12 aastat tagasi seisin ma esimest korda Kärdla Ühisgümnaasiumi direktorina just siin samas laval. 12 aastat tagasi said minu käest aabitsad need suured, kes täna tõid lavale need, kes täna saavad esimese aabitsa. Üks põlvkond on vahetumas teisega. On ju nii, et kord me oleme õpilased, kord oleme õpetajad. Need rollid meil pidevalt vahetuvad. Aga eriti hea meel on siis, kui mõni Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilane otsustab hakata Kärdla Ühisgümnaasiumi õpetajaks. Ja see võimalus, seda näha võimalus on meil tänu sellele, et meie koolis alustab tänavu aasta õpetajana Liisa Vals. Sõin ma unamismäda, aga keegi ei rääginud, et tulema peab kooli, et suvi on otsas ning seened juba metsas. Oh häda, oh häda, oh häda, oh häda. Kas siis polnudki see eile, kui tunnistused saime, kella kõlistati ja lõpupidu peeti, lilled olid õites ja kevadpead kui paitas. Oh häda, oh häda, oh häda. Siis sõrmenipsu teeb, kui sul tuju jää, siis sõrmenipsu teeb, kui sul tuju jää, siis püüa seda teistelegi näidata, kui tuju hea, siis sõrmenipsu teeb, kui sul tuju jää, siis põlvepatsu teeb, kui sul tuju jää, siis põlvepatsu teeb, kui sul tuju jää, siis püüa seda teistelegi näidata, kui tuju hea, siis põlvepatsu teeb. Nii, ilus elu on nüüd läbi. Nüüd hakkab väga ilus elu. Keter Arumurm. Eva-Lotta Eesmaa.
palju õnne teile sel puhul. Ja teie saite ei tea mitmendat korda juba jälle Kärsa ühiskümnaastal lapsevanemaks. Palju õnne teile. Ja nüüd ma ootan teid klassijuhataja tundi, esimene korrus uues majas 104 ruum. Nüüd tulete teiega ja kes mina siis olen. Ja selleks, et teil oleks kergem, siis ma annan teile ühe väikese voldiku. Siin on üks luuletus. Ja selle luuletuse ma loen praegu teile kõigile ette. Nagu alati, nii sünnib see jällegi. Ikka alatakse imelist teed langevate lehtede aegu. Ikka nüüdki väikesed südamed kiiremini põksumas, väike hingine peoke ema soojas käes. Hirmusegune rõõm silmades, uudistav ilme näos. Ületatakse esmakordselt kooli läve. Kordumatu on elus see päev. Esmane kohtumine teise koduga. Esimesed sammud valguse teel. Soovin, et teie lastel oleks meie koolis tore olla. Ja mitte ainult tore, vaid siin oleks kasulik olla. Ja et see sära, mis nende laste silmades täna on, et see oleks 12. klassis ka veel alles. Selle voldiku peal on mõned tähtsad telefoninumbrid. Et kui on tarvis ühendust võtta kooliga või minuga, siis siin on mõned telefoninumbrid, mis teile võib-olla abiks on. Ja kutsun siia järjest siis kõigepealt Jaako vanemad. Kus on Jaako vanemad? Täna puuduvad. Nii ära peitud ennast kohe. Tere tulemast kooli. Tere tulemast. Eliise pere. Tere tulemast. Mirjami pere. Kus on väike Mirjami õde oli siin? Palju õnne. Noora pere. Sina juba oled koolis, aga palju õnne ikkagi. Tere tulemast. Mari ja Anni pere. Asju on topelt. Tere tulemast ja palju õnne. Tere tulemast.